Tere tulemast vaatama minu 2025. aasta kokkuvõtvat videot. Mul läks selle video tegemisega väga kaua aega, sest et detsembris ma mõtlesin, et davai, ma teen selle ära. Jaanuar hakkas, ma sain aru, et ma ei ole seda ikka veel teinud. Ja kuidagi tuli järsku kõik see uue aasta möll peale ja ma ei jõudnud seda teha. Aga kuna väga paljud ikkagi kirjutasid, et nad ootavad seda videot ja ma tegelikult ise ka väga tahtsin seda teha ja nagu see on enda jaoks ka nagu nii tore sükene tagasivaade, et mis siis 2025 aastal kõik toimus. Ja kui ma hakkasin vaatama, scrollisin oma galeriid läbi, vaatasin YouTube'i videotest, mis ma olen teinud ja vaatasin mingi Insta storidest, siis eelmine aasta toimus nii palju asju. Seega alustame siis kuskilt pihta. Ma võtan endale telefoni siia märksõnadega ette, sest tõesti nii palju asju toimus, nii et ma seda kõike meelde ei suutnud jätta. Aga alustame siis. Jaanuar tegelikult algas sellega, et 31. detsember meil oli Empire Show'ga mitu esinemist ja esimene esinemine 1. jaanuaril, nii-öelda siis kella järgi, toimus meil Hiltonis, kus me tegime Winter Wonderland show'd. Ja see oli selliselt, et me võtsime aastavahetuse vastu seal samas Hiltoni ees ja läksime põhimõtteliselt otse esinema. Meil oli suhteliselt hiline show, sest et see oli veel pärast südaööd ja meil oli planeeritud, et me läheme sama päeva hommikul siis suusatripile Soome, Hiimosele. Panime siis pundi kokku, sõpradega läksime 2 autoga siis sinna. Me olime seal kokku siis 5 päeva, meil oli broneeritud mega ilus maja, kus meil oli saun ja jacuzzi. Ja täiega tore trip oli niimoodi, et saime sõpradega koos hängida, saime siis mäe peal käia, osad sõitsid suuska, osad sõitsid lumelauda, mina sõitsin ka lumelauda. Seal oli veel ka selline neoon UV padel, mida me käisime siis ükskord mängimas. Siis me käisime seal veel jõusaalis ja nagu mega tore trip oli. Ilm oli ka mega ilus, sükene full Winter Wonderland, vahepeal paistis päikest ja mega külm oli ja nagu üli tore aasta algus kohe minna selliselt sõpradega reisile. Siis jaanuaris me alustasime väikselt ettevalmistustega uueks show'ks. Me panime siis Maritiga kokku koreograafia. Trummar Siimuga koos me panime paika siis need laulud, mille peale koreograafiaid hakkasime tegema ja see oli ka nagu täiega lahe see, et me saime uut materjali luua ja natukene nagu teise nurga alt läheneda, et me kasutasime seal ka veel need pulkasid. Meil oli kokku 3 kostüümivahetust ja veel akropoisid olid seal, kes nendel oli siis oma nii-öelda salto sükene osa. Ühesõnaga, see oli väga tore sükene upgrade sellele show'le, mida me siis oleme juba tegelikult suht nagu ma arvan, võib vabalt öelda aastaid teinud, mitte vabalt võib öelda, olemegi aastaid teinud seda sama show'd, et siis tuli nagu lisaks üks uus nii-öelda programm, mida me saame siis pakkuda. Siis üks tore asi veel, mis me jaanuaris tegime õpilastega, oli Mustpeade majas toimuv üritus. Ma ei mäleta, mis ettevõtte üritus see oli, aga igatahes mu õpilase ema siis võttis minuga ühendust, et nad otsivad show-programmi sinna, et kas seda saaks teha selle grupiga, kus tema laps ehk siis minu õpilane on. Me panime väikese pundiga kokku siis sükse show-programmi, pluss siis me esinesime ka Fusion Productioniga seal. Ehk siis see oli täiega tore, et õpilased said sükse esinemise kogemuse, kus nad pidid mingid kostüümi vahetama ja mingid kiired vahetused olid ja see oli väga äge, et see oli küll üsna raske, sest meil ei olnud väga palju aega ja materjali oli üsna palju, aga täiega tore, et nad said sellise elamuse ja kogemuse. Jaanuaris me filmisime ka Crazy G PowerShot muusikavideot, mida me filmisime ühes väikses stuudioruumis, kus oli mega küll, ma mäletan, aga ma jäin täiega rahule selle muusikavideoga selles osas, et see on nagu suht nagu simple, seal ei muutu nagu väga midagi, et me oleme kogu aeg ühes lokatsioonis ja mis iganes, aga mulle endale see laul täiega meeldib ja kuidagi saime täiega kätte selle vibe'i, mida me tahtsime. Kusjuures see oli esimene kord, kui me katsetasime seda punast parukat, mis on nüüdseks siis nagu jäänud minu selleks Crazy G thingiks, et mul on see punane parukas ja mulle tundub, et see nagu töötab ka täiega hästi ja on päris äge asi, mida kasutada. Kokku oli mul jaanuaris 10 esinemist, millest 2 olid Empire'iga, 5 UV show'd oli kokku, 2 Nancy esinemist ja lisaks siis sama Free Flow õpilastega koos esinemine, mis on tegelikult päris palju 10 esinemist jaanuari kohta, et üsna intensiivne kuu oli. Veebruari alguses toimus kohe
Dance Acti Practice Night, mis on siis nii-öelda niisugune stuudio talvine kontsert ja seal me esinesime siis nii Heels algajatega kui ka Heels Open grupiga ja jälle nii tore niisugune asi, mida teha koos grupiga. Me saame õpilastega bondida ja samal ajal õpilased saavad siis lavakogemust, esinemiskogemust ja see läks ka nagu väga, väga hästi ja ma mäletan, ma jäin väga rahule oma õpilastega. Ma olin ise ka mõlema grupiga laval ja ma ei tea, kuidagi Dance Actis on nii tore see mentaliteet, et õpilastel tekib see soov ja huvi oma õpetajaid, treenereid meeles pidada ja neid tänada ja ma mäletan, kuidas ma sain mingi lilli ja mingid kingitusi ja see oli nii tore, et shout out reaalselt mu hiilsikatele, kes mõtlesid sükest asja teha, et mind üllatada selliselt, et see oli tõesti väga, väga tore ja armas. Siis toimus veebruaris ka Select eventi sükene winter intensiiv. Toimus ühel päeval Milli Lund, ma loodan, ma hääldasin õigesti tema nime, tuli siis 1 päevaks Eestisse, andis 2 workshopi ja ma mäletan, kuidas see oli nii raske, aga mega tore, et see on nii tänuväärt, et kutsutakse välismaa koreograafe Eestisse ja nagu inimesed tulevad ka kohale nendele üritustele, ehk siis on nii-öelda siis korraldajatel motivatsiooni, et selliseid asju korraldada, et tuuakse reaalselt koju kätte maailmakuulsad nimed, et nii tore. Siis toimus veebruaris ka Eesti Laul, kus ma käisin siis koha peal vaatamas ja ma mäletan, et see oli selline huvitav õhtu, kus kohas ma läksin nagu mingi, ma ei tea, vähem kui tunniks ajaks sinna Eesti Laulule. Ma läksin sinna kui Chrissy G. Mu sõber siis on ka Tommy Cashi tiimis ja sain nende turvameestega pilti seal teha ja täiega lahe oli nagu olla jälle korraks seal Eesti Laulu mulli sees, kuigi ma ei saanud väga pikalt seal olla, aga siis ma jooksin sealt edasi kohe Nancy show'le, mis toimus Tallinnas ja siis me sõitsime edasi kohe Pärnusse, kus me tegime uue show'd. Ja siis me läksime veel Afterkale sama õhtu, et siis järgmine päev minna DRT võistlustele, kuhu ma siis läksin nii oma Flick Crew'ga esimest korda võistlema. Hooaja esimene võistlus oli seal, lisaks ma võistlesin ka seal Rippoli crew'ga, ripletsidega ja me saime seal 2. koha Rippoliga. See oli ka väga tore ja kusjuures, mis on ka minu arust ülilahe on see, et ma siis lasin teha Flick Crew'le meie logoga pusad, millega me siis võistlesime seal ka. Ja nii tore siukene merch või nagu mälestus siis mida omada, et meil on nagu oma pusad ja see oli ka nii tore siukene mõte või idee, mis mul tekkis. Veebruaris oli mul kokku 7 esinemist, millest 3 oli Empire'iga, 3 oli Nancy'ga ja siis lisaks oli mul veel ka 1 UV show, ehk siis ka päris intensiivne kuu oli mul veebruaris. Ma vist seda ei pea eraldi veel mainima siia juurde, et hooajatrennid veel kõik jätkusid, sest et hooaeg meil kestab septembrist juunini, ehk siis jah, igapäevaselt olid ikkagi trennid ja asjad ka. Märtsis oli kõige suurem highlight see, et me käisime Sri Lanka reisil ja see oli lihtsalt nii tore ja mõnus ja nii vajalik, et minna kuskil niimoodi märtsikuus, kus veel oled selle põhimõtteliselt terve selle talve üle elanud, selle külma ja raske aja ja siis minna kuskile troopikasse, lihtsalt see oli nii hea. Me olime seal 2 nädalat ja meil oli mega ilus villa, nagu ma ei ole mitte kunagi nii ilusas kohas, ma arvan, ööbinud. Meil oli seal mega suur bassein, meil oli seal oma töötajad, kes seal mingi toimetasid ja koristasid seal ja mingid paabulinnud olid meil aias ja ahvid ja nagu see trip oli nii lahe, nagu nii palju värskeid asju saime süüa, mingid puuvilju, pole kunagi nii maitsvaid ja magusaid puuvilju söönud kui seal. Saime mega palju ujuda ja päevitada, käisime surfamas, käisime kuskil mägedes, teeistanduses, mingisuguses elevantide sanctuaries, kus olid päästetud elevandid ja nagu see kõik oli nii lahe ja ma täiega soovitan Sri Lankat kui reisi sihtkohana, et tõesti väga lahe koht ja nagu seal hinnad olid nii odavad ka, et mega nice oli. Siis me käisime sõbrannadega Nöpi kontserdil ja see oli ka nii nice. Mulle megalt meeldib Nöpi muusika ja ma täiega nautisin seda ja nagu tõesti mega hea kontsert oli.
too, seal oleksid võinud olla mingid tantsijad, et teha vahepeal show'd, aga selleks iga kord mina tantsijana kuskil kontserdil vaatamas, et kuhu saaks tantsu lisada. See oli väga tore, et me sõbrannadega läksime sinna, enne käisime veel söömas ja kokteili joomas ja siis läksime kõik koos sinna, et see oli täiega siuke wholesome õhtu. Siis märtsis me käisime filmimas ka Simona Healsi videot. Seda käis filmimas Rooma, me tegime seda BFM-i Black Boxis, mille jaoks me siis ka tegelikult tegime väga palju ettevalmistusi, proove, seal osales väga palju tantsijaid ja Simona pani kokku iga tantsija fiti ise, nagu mingid asju õmbles, tellis, ostis, stiliseeris, mures, et what not. Ja see video tuli nagu mega ilus ja täiega respekt, et ta siukse suure asja kokku pani ja et ta kutsus mind ka sinna, et tal olid seal osad nagu enda õpilased ja siis osad sellised, kutsutud tantsijad. Et see oli ka nii tore asi, mida teha ja tõesti see lõpptulemus tuli mega ilus. Siis märtsis toimus veel üks sünnipäev, kuhu ma olin kutsutud ja siin oli veel Empire'i tantsijaid kutsutud ja siis me otsustasime, et me teeme üllatusshow'd seal, kuna teemaks oli disko. Meil on olemas disko kostüümid ja tantsud, siis me panime kokku sellise üllatusshow, mida me tegime, millest sünnipäevalaps ei teadnud mitte midagi ja see oli ka nii tore, et teha sükest esinemist või show'd kellelegi, kes on tegelikult osa meie sellest Empire show'st. Ta teab neid kaasid kõike, aga ta ei teadnud, et me sükest asja teeme ja siis oli ka reaalselt nii tore, ma nii hästi mäletan, kuidas me mingi läksime kuskile taha ruumi peitu ja vahetasime riided ära ja mingi salaja tulime välja. See oli nagu tõesti väga lahe. Ja siis veel tegelikult märtsis toimus selline asi ka, et minuga võttis ühendust üks naine, kes on siis mu kunagise õpilase ema, et ta aitab korraldada enda sõbranna sünnipäeva, juubelit ja et kas ma saaksin panna kokku show sinu üritusele, mis oleks nagu Heels show ja siis kutsusin kampa Simona, Kaili ja Elina, kellega me siis panime kokku siukse show, kus me esimese ja viimase tantsu tegime kõik koos neljakesti ja siis mingid tantsud tegime duetina, ühe soolo tegin mina ise ka seal vahepeal. Seda me siis esitasime seal sünnipäeval ja siis seesama naine, kellel see juubel toimus, siis ta küsis, et kas mul oleks võimalik tema tütrele luua ka soolotants, et millega ta võiks seal esineda. Ja siis me tegime temaga eratunde ja panin talle siis paika koreograafia ja siis selle jaoks me tegime ka siis proove, et see oli ka nii tore, et kuidagi see, et mu õpilase ema oskas mul üldse kirjutada ja siis sain panna kokku siis show ja lisaks veel siis solo show ja tegelikult sellest veel mul tuli praegu meelde, et tema siis teine tütar, kes on natuke suurem, kes hakkas mul suvel käima eratundides, et ta teeb muusikat ja kuna ta tahab hakata panema kokku enda nii-öelda show'd, et siis oleks ka tema nendel lauludel liikumist ja koreograafiat ja siis me tegime eratunde, et siis seda teha, et ma lõin tema lugude peale siis mingisugust liikumist, mida me siis õppisime ja harjutasime, ehk siis see ühe kontakti kaudu sai nagu nii palju asja teha. Aprillikuu oli juba selline kuu, kus hakkas vaikselt siis kevad tulema ja ma mäletan lihtsalt, kuidas see reis Sri Lankale ja see kevade tulek andis nii palju energiat juurde ja on näha ka, et mul on kohe asi väga palju intensiivsemaks läinud. Esiteks ma otsustasin üle pika aja teha girly hip-hopi workshopi, kuhu tuli nii palju uusi huvilisi ja inimesi, kes ei ole minu juures kunagi trennis käinud ja see oli nii tore, et see oli küll veits nagu pingerohke, et huvitav, kas keegi üldse tuleb või mis iganes, aga kuna mulle see kava, mida ma tegin seal väga meeldis ja ma tahtsin seda jagada veel, siis otsustasin selle workshopi teha ja see oli väga edukas, mis on väga tore ja Georg käis ka veel seal filmimas meid, et igaüks sai siis endast videoga. Aprillis toimus ka veel J-Fest tantsuvõistlus, kus ma siis jällegi võistlesin nii Rippeli grupiga kui ka minu Flick Crew võistles seal ja ma mäletan, et seal oli ka väga edukas, et J-Fest on kuidagi ülitoreda vibe'iga võistlus, mulle kuidagi see võistlus väga meeldib ja see aasta me ka kindlasti läheme sinna uuesti. Siis me käisime Simona ja Maritiga vaatamas sükest huvitavat show'd nagu Squirt Show ja see on üks, ma arvan, ma võin öelda, et üks kohutavamaid etendusi, mida ma olen käinud vaatamas. See oli, no offense, aga seal olid üsna
keskpärase tasemega tantsijad, osad täitsa algajad. See nagu kontseptsioon kuidagi oli nii veider ja kuna ma pidin veel sealt poole pealt ära minema, siis ma läksin trenni andma, siis tüdrukud veel saatsid pärast videosid, mis seal veel toimus ja nagu mul on hea meel, et ma seda ei jäänud lõpuni vaatama. Siis mul on veel siia märksõnana pandud kirja, kuidas mul oli seljavigastus seal, kus ma olin tõesti päris nagu keerulises seisus sellega, et ma ei saanud nagu liikutada sinna ette taha mitte kuidagi pidi. Ma tõmbasin igatahes selja ära. Ja mul hakkas mingisugune närv või mingisugune punkt nagu väga palju valu tegema ja ma käisin Vital Massage'is ja ta suutis selle reaalselt korda teha. Ta töötas selle valupunktiga nii palju ja nii hästi, et kui ma olin selle ära käinud, siis reaalselt pärast seda mul juba oli väga palju parem. Ma reaalselt sain liigutada, mul ei olnud nagu valus, mul ei olnud pisarat silmis, kui ma pidin natuke rohkem ennast liigutama, et Vital Massage on mind väga palju aidanud. Siis aprillis oli ka Simonal sünnipäev ja me Maritiga mõtlesime, et mida talle kinkida ja siis meil tuli niisugune mõte, et teha talle üllatus photoshoot. Me lasime talle ennast nagu ilusasti dress upida ja siis läksime Kolibri stuudiosse ja tuli siis fotograaf sinna ja kõigepealt tegi ta temast nagu soolo üksinda pilte ja siis me tegime kolmekesti ka pilte ja see oli nii tore, et meil on nüüd kolmekesti sellised pildimälestused, mis on professionaalsed ja need pildid olid väga-väga ilusad ja nagu nii tore asi, mida minu meelest sõbrannadega koos teha ja eriti nagu võib-olla niisama ei mõtle selle peale, et lähme koos pildistama, vaid et nagu kingitusena, et näe, me tahaks sinuga koos pilte teha ja neid nagu mälestusi jäädvustada. Nii et väga soovitan sellist sünnipäevakingitust teha. Siis ma käisin aprillis ka Krimmi koolis meigimodelliks, mis oli ka väga lahe nagu kogemus, sest et mulle tehti niisugune, ma ütleks, Winter Wonderland vibe'iga meik ja tehti meist pilte. Agine õpilane siis küsis, et kas ma oleksin valmis minema, et neil seal koolis osadel on modellid puudu ja ma olen davai, mul on vaba hommik, et let's go ja täiega lahe, et ma sain nii lahedaid pilte ka sealt ja see oli väga tore. Siis aprillis me filmisime Roomaga Heels Challenge video ja see on lihtsalt minu arust nii naljakas, et me niisugust asja tegime. Ma vahepeal siiamaani mõtlen sellele, et kuidas Rooma oli nõus niisugust asja tegema, aga siiamaani vahepeal tuleb kellegiga jutuks see, et keegi pole seda videot näinud või mingi miks te ei ole seda videot näinud, see on lihtsalt legendaarne minu meelest. Peangi seda uuesti minema vaatama, sest et see oli väga fun ja kindlasti tahaks Roomaga mingeid sükseid challenge videosid veel teha. Aprillis oli mul tegelikult esinemiste mõttes väga rahulik jälle nagu märtsis, et mul oli 2 esinemist, üks oli Nancy'ga ja üks oli Empire Show'ga. Maikuu algas sellega, et me läksime Riiga Heels Convention Riiga üritusele, mis toimus siis 1.–4. maini ja seal oli väga palju maailmakuulsaid koreograafe, selliseid koreograafe, kelle trenne ma olin väga nagu tahtnud võtta. Janice Marshall, siis Coruelas, Kyla Fajardo, Chanel Anthony, Nicole Kirkland USA-st, Fraules, Elena Platonova, et nagu mingeid Venemaalt, Euroopas koreograafe ja USA-st. 4 päeva peale meil oli siis kokku 20 workshopi, ehk siis umbes 8 tundi trenne iga päev. Ja me alustasime enamasti päeva kella 11-st, meil oli seal hommikuti veel ka mingi warm-up class ja lõpetasime mingi 10 paiku õhtul. Kokku mina ise võtsin 18 trenni 20-st. Ma enam-vähem võtsin tegelikult selle otsuse vastu juba enne campi, sest ma teadsin, et ühe koreograafi trenne ma ilmselt võtta ei taha, sest mulle nagu see stiil niivõrd ei meeldi ja tema nagu olemus võib-olla ka niivõrd ei meeldi, mis on täiesti okei. Seega ma võtsingi need 2 trenni, kus ma sain natukene rohkem nagu puhata. Selle campi nagu kõige suurem highlight oli see, et ma sain väga paljudesse select-gruppidesse. Tavaliselt sellistes campides või intensiividel on siis see, et tantsitakse gruppides, blablabla ja siis lõpus siis koreograaf tuleb või ütleb, et sina valib nii-öelda välja siis tantsijad, kes on neile meelde jäänud ja siis laseb neil nagu eraldi väikestes gruppides siis tantsida, neid filmitakse ja no mul oli väikene nagu niisugune saladuskatte all eesmärk, et ma väga lootsin, et ma äkki jään kellelegi silma, äkki vähemalt ühte selekti mind valitakse
ja lõpuks oli see, et mind valiti 5 trennis siis sinna select-gruppi. 1 siis Fraulase trennis, 2 Lena Platonova klassis, Janis Marshalli street jazzi trennis ja Sisko klassis ka ja see oli lihtsalt nii insane ja üldse nagu see üritus oli ülihästi korraldatud ja ma jäin väga rahul selle eventiga, nii hea treening, nii hea vibe oli seal ja tõesti megalt soovitan kõikidele Hillsi huvilistele. Sel aastal see toimub ka jälle maikuu alguses, kuhu ma olen ka minemas, nii et jah, see oli tõesti maikuu highlight. Siis maikuus me käisime ka õpilastega Riias Best Show võistlustel. Ma mäletan seda, kuidas me sõitsime Roomaga. Tema läks poissmeeste õhtule Pärnusse, meil oli eelmisel õhtul mu ema juubel ja igatahes mul õpilased siis sõitsid nagu Riiga ees ära Free Flow bussiga ja mina siis sõitsin Roomaga Pärnusse, et siis sealt Lux Expressi peale minna. Ja ma mäletan, kuidas me vaibisime Roomaga lihtsalt autos ja see oli nii fun. Ma tavaliselt alati kuulen mingit mussi ja siis ja laulame kaasa ja mingi hype käib veits. Ja siis tagasitulekul oli Eurovisioon ja siis see on ka alati nii tore, et Best Show kuidagi alati kattub selle ajaga, kui Eurovisioon toimub, ehk siis kui me sõidame tagasi Riiast Eesti poole, siis me vaatame arvutist Eurovisiooni ja Eesti läks nii väga hästi ja mul oli nii hea meel, et Tomil nii hästi läks ja tegi nii hea esituse. Siis maikuus toimus üks event, kuhu kutsuti Flick Crew'd esinema, mis oli ka täiega tore, sest et väga selliseid esinemise võimalusi ei ole, pigem ongi nagu võistlused enamasti, kuhu saab siis minna esitama seda, mida sa oled ette valmistanud, aga esinemistel on alati veits teistsugune pinge, et keegi küll ei hinda sind, aga et inimesed tulevad nagu sind vaatama. See toimus Vanalinnas, kinomajas ja väga lahe, et me saime sinna esinema minna. Siis maikuus hakkas ka Nancy tuur, või tegelikult siis nagu Mr. Happy Mani tuur, kus Nancy oli ka üheks artistiks. Nancy ka laval olla nagu väga vibe ja inimesed alati nii ootavad teda ja laulavad kaasa ja elavad kaasa, et see on nagu väga äge asi, mida ma saan teha. Siis me käisime Hills gruppidega Jules eventil, mis toimus Linda Kivi kultuurikeskuses. See on nüüd siis nagu selline teine Hills event, mis Eestis toimub. Seal ma osalesin nii Hills algajate grupiga, meil oli sükene toolitants ja Hills Openiga tegime New Bottega kavad seal, millega me võtsime ka 3. koha, mis on täiega tore. Ja lisaks ma võistlesin seal ka soolokategoorias. Selle ma panin suht nagu randomly endale sinna kirja, et ma lähen osalen lihtsalt, ma tahtsin seda kava veel tantsida, et ma selleks mingit suuri ettevalmistusi ei teinud. Isegi mu kostüüm oli lihtsalt mustad shortsid ja mustad bikinid ja pärast vaatasin, et see oli nagu koht, kus ma kaotasin kõige rohkem punkte, et kui ma oleksin võib-olla veits rohkem oma kostüümi ettevalmistanud, siis ma oleks võib-olla ka sinna poodiumile saanud, aga see selleks. Siis maikuu oligi juba vaikselt tegelikult see, kus me hakkasime lõpetama tantsuhooaega. Meil toimus Dance Actiga Practice Night Salme kultuurikeskuses, mis oli ka nagu täiega lahe jälle, sest meil oli 2 etendust, kõik said 2 korda esineda ja me siis esinesime seal nende samade kavadega, millega me seal Jules eventil olime ja siis me saimegi nagu Jules eventil nii-öelda soojendada Practice Nighti jaoks, et see oli ka jälle nii tore asi, mida koos õpilastega teha. Pärast Practice Nighti sellel samal õhtul ma esinesin ka Stylova peol, mul oli seal Greasy G live, see oli üle pika aja, millal ma sain teha laivi ja see oli ka päris lahe, selles mõttes ma käisin seal soundcheckis, siis oli Practice Night, siis me läksime treenerite mingile üritusele, mis toimub alati pärast Practice Nighti, siis ma läksin sealt esinemisele ja lahe oli see, et väga palju tuttavaid oli seal ja kõige lähedasemad tulid sinna nagu esiretta haipima ja isegi mu osad õpilased tulid sinna vaatama ja kuulama, et see oli täiega tore. Ja maikuus oli mul kokku siis lõpuks 5 esinemist, millest 1 oli Empire'iga, 3 Nancy'ga ja siis seesama 1 Greasy G show. Juunikuu algas Free Flow juubelikontserdiga, mis toimus Alexela kontserdimajas ja seal ma osalesin siis nii oma õpilastega, Girly Hip Hop Open grupiga, Flick Crew'ga. Girly Openiga oli väga äge show koos Sim Koppeliga, kes siis mängis trumme ja nagu live muusika peale tantsida on something else reaalselt nii
lahe vibe oli seal, ta mängis täiega trumme meie kava laulu peale. Flick Crew'ga me tegime 2 esitust, üks oli siis nende võistluskava, teine kava oli siis koos minuga, ma esitasin seal Crazy G ühte laulu ja see oli ka nii lahe jälle oma õpilastega koos laval olla selliselt. Ja tegelikult lisaks ma siis ka võtsin osa Fusion grupi nii-öelda siukesest popurrii kavast, kus me siis esitasime läbi aastate tehtud koreograafiaid. Selle jaoks tegime üsna palju proove, et enne etendust meil oli nagu, ma ütleks suht iga õhtu peaaegu, et võib-olla ei olnud ka nii palju, aga ühesõnaga jah, meil olid sellised hilisõhtused proovid ja see oli ka väga tore siuke flashback sellele ajale, kui ma olin selles grupis ja me käisime palju võistlemas ja väga palju inimesi nägin ja sain nendega jälle kokku, kellega ma ei olnud, ma ei tea, aastaid kokku saanud ja aastaid koos tantsinud. Et see oli väga põnev siuke ettevõtmine. Juunis olid mul veel ka Dance Actis suvetrennid, viimased enne, kui me läksime täitsa suvepuhkusele ja Free Flows kestis veel paar nädalat tantsuhooaeg. Ja tegelikult juunis ma hakkasin vaikselt üle võtma Jazz Funky võistlusgruppi, et see oli siis see, kus kohas ma otsustasin, et ma septembrist võtan Jazz Funk võistlusgrupi üle, et hakkan nendega koos treenima. See oli ka siukene väga põnev asi, mida ma mõtlesin, et võiks teha ja proovida ja katsetada. Juunis me filmisime Boy Pepperonile videot. See oli kuidagi siis Tallinna linna raames korraldatud ettevõtmine, kus erinevad tantsustuudiod tulid kokku. Igal tantsustuudiol oli siis oma osa laulust, mida nad pidid siis nii-öelda ära täitma, et Flicki omad tegid siis koos Boy Pepperoniga, et ta oli kaadrites siis nendega koos ja Dance Acti poolt oli siis He's Open grupp, kellega me siis tegime ka väikese sükse segmendi sinna ja lõpus oli siis ühisosa, mida me kõik koos tantsisime. Seda me tegime Linnahalli juures ja see oli ka nagu päris äge asi, et erinevad tantsustuudiod tulid kokku ja kõigil oli nagu ühine eesmärk, mida teha, et päris tuus. Juunis veel toimusid Eesti meelelahutusauhinnad, kus ma siis käisin, me olime Tommy Cashi lauas, kus siis oli ka veel üks turvamees, kes võttis üle tema auhinna. Me ei olnud küll seal lõpuni, aga tore oli ikkagi, et sai näha, mis seal üritusel toimub ja sai seal süüa juua ja tegime pilte ja whatnot. Siis toimus Pärnus Grillfest, kus me esinesime Nancy'ga. Grillfest on alati väga suur üritus ja seal oli, ma mäletan, väga palju rahvast ja inimesed läksid täiega leili ja elasid täiega kaasa, et see oli ka üks tore Nancy esinemise meenutus. Juunis toimus veel Justin Timberlake'i kontsert, kus me siis käisime. Õues oli mega halb ilm, megalt sadas vihma. Käisin veel enne kontsertit magasiinis ostmas kummikuid ja seal oli mega palju inimesi, kes kõik olid kummikuid tulnud ostma. Aga väga vibe oli selles mõttes, et tegelikult oli soe ja kuidagi kuulata live muusikat lihtsalt vihma käes. See oli siukene teissugune elamus ja täiega tore, et tegelikult me lõpuks ikkagi sinna läksime. Juunis ma käisin esimest korda pulmas. Ma ei olnud varem kunagi pulma külaline olnud ja see oli ka lihtsalt nii tore ja armas ja ilus pulm ja mega pidu oli meil seal pärast ja me jõudsime suht hilja koju ja see oli väga-väga fun ja nii ägedaid pilte sai sealt ja lahedaid mänge korraldati ja tõesti hästi ilus õhtu oli. Käisime veel Empire Show'ga siuksel tiimi-eventil, käisime balletti vaatamas Estonias, pärast käisime veel kokteile joomas ja juuni lõpus nime Simona ja Maritiga Dublinis, mis oli ka nii äge reis, et sõbrannadega reisil käia on nagu nii lahe ja äge, et tegelikult meie nagu põhieesmärk sinna minekul oli Chris Browni kontsert ja lisaks me siis käisime veel lihtsalt Dublinit avastamas, käisime mingi Iiri tantsu show'l, mis oli nii äge, see oli reaalselt. Ma arvan, et isegi nagu elamuse ja emotsiooni mõttes oli isegi ägedam kui see Chris Browni kontsert. Aga jah, see oli väga tore reis. Juunis oli mul kokku 6 esinemist, 2 uue show'd ja 4 Nancy's show'd siis. Juulikuus toimus väga palju asju. Esiteks ma olin meigimodell. Nimelt mul üks sõbranna on meikar ja ta küsis, et kas ma oleksin valmis minema meigimodelliks. Ja ma olin mingi, muidugi saab ilusaid pilte, videosid pärast teha. Ja tõesti mega ilusa
meigi tegi mulle, kuigi ma mäletan, et sel päeval oli mega palav ilm ja siis me seal mingi higistasime, aga see oli lahe asi, mida teha. Siis me käisime filmimas Mariti koreograafiat. Marit siis pakkus mulle ja Simonale välja, et teha tema ühele kavale video. Käisime siis proovides, õppisime kava ära, panime asjad paika ja siis Rooma filmis meid Koolibri stuudios ja minu meelest see video tuli nagu väga ilus ja nii lahe, et ta sükse asja välja pakkus meile. Juulis toimus ka 5-päevane Select intensiiv, mis toimus siinsamas Tallinnas MyFiti saalis. See oli 5 päeva järjest, iga päev oli 4 trenni ja iga päev algas esimene trenn kell 9 hommikul ja see oli nagu mega raske nii varakult ennast esiteks üles saada ja nii varakult juba minna tantsima. Ja see oli nagu väga intensiivne nädal selliselt, et ongi hommikul 9 lähed sinna, viimane trenn lõppes mingi 5 paiku ja tore oli nagu see, et Rooma käis ka seal filmimas, ehk siis ma sain nagu temaga enamasti nagu sinna ja mis motiveeris ka mul kohe hommikul trenni minema ja mega äge event jälle, et jälle nii palju häid koreograafe tuli erinevatest riikidest ja tõesti see oli mega suur push. Seal oli erinevaid stiile, natukene heelsi, jazzi, siis afrod, full hip-hopi, commercialit, nagu kõike, tegime isegi mingit freestyle asju seal, et see oli mega nice treening ja meie viimane campipäev lõppes sellega, et me läksime Maritiga siis pärast 5 päeva campi otse UV-show'le ja vot see oli raske, et keha oli juba veits siuke nagu väsinud ja nagu energiast tühi, aga sellegipoolest show tuli mega hästi välja ja me üritasime nagu mõelda, et kuidas see võimalik on, et siis kui sa oled mega väsinud ja nagu kurnatud, siis tuleb kõige paremini välja, et see oli lahe üllatus. Juulikuus käisin veel ühel üllatus sünnipäeval, kus me käisime pitsa workshopil. Siis oli mul Crazy G shoot, kus me tegime autodele graffitit ja tegime ühte seda TikToki trendi, kus ma auto peal tegin seda aura tantsu. Siis ma käisin Riias uut muusikat salvestamas, mis oli ka nagu väga uus kogemus minu jaoks, et minna kuskile salvestama nii, et ma ei teadnud, et mida me salvestame, kuidas me salvestame. Me panime kõik koha peal põhimõtteliselt kokku, et need sõnad ja mis see beat on ja see oli nagu väga põnev. Üliäge üritus, mis me juulis tegime, oli Coyote Ugly show Kai Restos, mis siis oli nagu selleks ürituseks kokku pandud show. Tantsisime mina, Simona, Marit, Kaili ja see oli nii fun asi, mida me tegime. See vibe oli seal nii hea, me nägime ülihead välja minu meelest ja show läks täiega rahvale peale ja päris palju rahvast oli sinna tulnud ja ma täiega loodan, et siukseid üritusi tehakse veel, sest see oli nagu mega äge. Juulis oli mul ka sünnipäev, käisime siis Männiku karjääris niisama chillimas ja mõnulemas ja siis meil oli väike siukene getaway. Rooma oli meile broneerinud majakese, kus oli saun ja tünnisaun ja siis me lihtsalt seal puhkasime ja nautisime lihtsalt ilusat ilma ja seda, et me saime lihtsalt olla niimoodi linna käraste eemal ja nagu mega mõnus sünnipäev oli. Juulikuus ma olin ka näitleja, modell ühes Boschi reklaamis, kus ma olin siis põhimõtteliselt nagu mingi ehitusnaine. Ma ei tea, kas see video on nüüdseks lõpuks väljas, ma üritasin mingi hetk üles seda otsida, aga kui on, siis ma panen siit mingid klipikesi sellest. Juulikuus veel toimus International Children Games avatseremoonia ettevalmistused. Tegin siis selleks avashowks koreograafia. Meil oli seal väga palju tantsijaid, me tegime nende jaoks proove Kalevi spordihallis. See oli päris suur ettevalmistus. Siis ma käisin esimest korda Siim Koppeliga trummi workshopi andmas. Me tegime 1 päeva jooksul 7 workshopi, mis igaüks kestis 10 või 15 minutit ja see oli ka nii lahe. Meil oli nagu siuke muusikamix erinevate lauludega ja siis õpetasime siis inimesi nagu lööma rütmi ja mingi erinevat viisi lööma pulki kokku või pulkadega trummi, kuidas saab lüüa ja see oli väga fun, väga intensiivne, sest et nagu käed ja keha kogu aeg töötab, aga see oli täiega äge. Juuli lõpus hakkas siis ka õllesummer, kus siis minu õpilased said esineda ja täiega tore, et selle eest, et nad esinesid, nad said kõik pileti siis õllesummerile, et nad võisid kas või siis iga päev seal
vaatamas käia ja kuulamas käia erinevaid artiste. Juulis oli mul järgmine Crazy G show, mis toimus Vabaduse väljakul. Niimoodi siuke vabaõhu show oli Ghetto Games ürituse raames. Ja ma mäletan, kui närvis ma olin, sest ma teadsin, et väga palju tuttavaid on seal, kes on nagu tantsijad ja siukene elevus-ärevus oli sees. Aga ma arvan, et väga hästi läks ja väga vibe oli ja ma täiega nautisin seda. Ja juulis oligi mul siis kokku 5 esinemist. 3 sellest oli Uwe show, 1 oli Crazy G live ja 1 siis see Coyote Ugly special show, mida me tegime tüdrukutega. Augustis me esinesime Nancy'ga Õllesummeril, mis oli ka mega lahe, sellepärast et Õllesummeril on tõesti väga palju inimesi. Mul osad õpilased käisid vaatamas, mis oli ka nii vahva, et nad viitsisid tulla ja elada kaasa meile. Sealt ma lendasin põhimõtteliselt kohe Berliini, kus mul toimus siis järgmine tantsuintensiiv. See toimus samuti kokku 5 päeva, 20 workshopi, 13 erinevat koreograafi ja kokku oli sinna tulnud umbes 400 tantsijat üle terve maailma. See oli mega intensiivne õppida koreograafiaid väga kiiresti, erinevate tantsustiilidega harjuda. Seal oli üsna keeruline see, et ruum oli selline, et peeglid olid üsna väikesed ja koreograafid ise olid ka täpselt samal tasandil kui meie, ehk siis kui sa ei olnud seal väga ees, siis sul oli väga keeruline näha, mida koreograaf teeb. Seega pidi üsna palju nagu fightima selle eest, et sa saaksid hea koha. Aga sellegi poolest mega hea treening oli seal, ma täiega ületasin ennast, sest tõesti väga kõrge tase oli seal. Ja seal samuti olid koreograafid väga paljudest erinevatest riikidest, USA-st, Uus-Meremaalt, Euroopast, nagu mega haige line-up oli ja ma täiega nautisin seda. Seal olid osad sellised, kelle trenne ma ei olnud kunagi võtnud, osad olid sellised, kelle trenne ma olin võtnud. Et mega nice, mulle väga meeldis. Ma ei ole kindel, kas ma tahaksin sinna uuesti minna selles osas, et see nii-öelda korralduslik pool võib-olla ei olnud nagu parim, aga treeningu mõttes see oli väga hea. Siis ma tulin Berliinist tagasi ja järgmise päeva hommikul ma juba sõitsin edasi Treskisse, kuhu mind siis valiti üheks nooreks alustavaks artistiks, kes sai seal show'd teha. Ja see oli ka nii tore, et nende poolt korraldatud konkursi raames ma üldse sinna sain. Tegelikult ma oleksin pidanud esinema seal eelviimasel päeval, aga kuna ma olin Berliini reisi endal juba kinnitanud, siis tegime ümberkorraldusi, et ma siis esinesin seal hoopis pühapäeval. Ja see oli ka nii crazy, et ma seal esinesin ja seal ei olnud nagu super palju rahvast enam jäänud, sest see oli festivali viimane päev ja nagu selline kellaaeg, kus paljud olid ikkagi ära läinud. Aga ma arvan, et see oli mega kasulik ja vajalik ja nagu äge kogemus, mida ma sealt sain. Augustis ma käisin veel treenimas Riies, kus siis toimusid Pedro workshopid. Pedro treenides ma olen päris palju tegelikult nüüdseks juba käinud ja mulle väga meeldib see, kuidas ta õpetab, missugune stiil tal on, milline ta ise on. Et see oli ka väga tore ja seal me käisime Maritiga, saime veits chillida seal koos ka, et võtsime koos ööbimise ja väga tore oli. Augustis me alustasime ka Deadman Bluesi ettevalmistustega, et meil oli päris palju proove selleks, et hakata asja siis kokku panema. Simona ja Maritiga käisime veel ka drag show'l, mis oli väga tore ja Simona pani meile mingi crazy ägedad outfitid kokku. Ja augusti kuu lõppes sellega, et me läksime Roomaga Albaaniasse reisile, mis oli ka nii mõnus ja nii vajalik, et enne hooaega veel saada mõnus puhkus. Tegelikult me ei olnud Albaaniast väga palju kuulnud, aga ma arvan, et väga äge sihtkoht, kuhu minna. Väga head hinnad, ilus loodus. Meil juhtus seal päris palju viperusi, kuidas me jäime autoga mägedesse in the middle of nowhere kinni, nii et meil ref oli katki ja mis iganes, aga üldkokkuvõttes reis oli mega lahe ja nii mõnus. Soovitan sinna kindlasti minna. Septembris oli siis minu jaoks tegelikult nagu päris uue aasta algus, sest et hakkas uus tantsuhooaeg ja sellest hooajast ma siis otsustasin enam mitte Ripple'is jätkata. Otsustasin hoopis hakata käima Neidi Hills cruise ja lisaks siis tavapärastele trennidele ma hakkasin ka andma Jazzfunki võistlusgrupi trenne ja muus osas jäi kõik minul samaks. Septembris käisime me Mariti ja Simonaga Tartus. Nad olid mulle sünnipäevaks kinkinud Kinky Bootsi etenduse pileti ja siis me võtsime endale seal korteri
ja meil oli niisugune väikene getaway, mis on kusjuures üllataval kombel me hiljem avastasime, et see toimus meie nii-öelda anniversary'l. Siis vaatasime kunagi üle, et millal meie see nii-öelda tähtpäev on, et millal me selle chati tegime, kus me kolmekesti olime ja see sattus täpselt samal ajal ja me saime sellest teada alles pärast seda, kui me olime seal käinud. Siis me salvestasime septembris ka Crazy G Lowlights laulu, mis oli ka väga põnev, sest ma käisin uue inimese juures, kes siis aitas salvestada ja kes aitas siis seda laulu kokku panna. Septembris ma tegin enda jaoks nagu väga laheda koostöövideo Blenderile, kus ma siis näitasin, kuidas erinevad Blenderi joogid võiksid matchida erinevate tantsustiilidega. Siis ma käisin Roomaga õppimas erinevaid akrotrikke, mida saaks teha heelsidel. Ja esinemiste osas mul oli Kultuurikatlas Go-Go show, mis tuli hästi viimasel hetkel, mis oli ka väga fun. Mind kutsuti tegema heel show'd 180 restoranis, kus ma siis tegin soolo esinemise. Esitasin seal 2 erinevat heelsi koreograafiat. Siis oli mul septembris ühe heelsi tantsu videoshoot ja lisaks oli mul siis ka 2 Uwe show'd, 2 Nancy show'd, 1 Go-Go show Kultuurikatlas ja heels solo show. Oktoobris oli meil Dead Man Blues show esikas, mille jaoks me olime megalt ettevalmistusi teinud, väga palju proove teinud, väga palju stressanud sellest, et kui palju keerulist koreograafiat seal on. Ja see on nii äge show minu meelest, mis on nii teistsugune sellest, mis me kõike muidu oleme teinud. Et hästi põnev ja nagu väga ägedate dekoratsioonidega ja väga ägedate karakterite ja tantsijatega show. Siis me käisime Riias, tegime showcase'i ühe Läti tantsustuudio korraldatud üritusel. Nimelt siis Kelly Kasjanenko pani kokku grupi tantsijatest, kes siis osad tegid hip-hopi, osad tegid heelsi. Lõpus me tegime nagu koososa ja see oli nii äge trip ka olla koos tantsitega, kellega ma tihtipeale koos ei ole ja nendega connectida ja nii palju head tagasisidet tuli ka sellest esinemisest, et see oli väga äge. Siis Instagramis juhtus mul selline asi, et ma panin üles ühe video, mis läks järsku mega vairaliks ja mul oli oktoobris järsku 20 000 jälgijat Instagramis. Praeguseks hetkeks on minu jälgijate arv tänu sellele videole kasvanud peaaegu 46 000 jälgijani ja sellel videol on üle 21 miljoni vaatamise. See on minu meelest nii haige asi, mis juhtus. Ma ei olnud absoluutselt valmis selleks, et midagi sellist toimub. Ja see oli täiesti insane ja ma tegin veel mingisuguse Insta-reelsi selles osas, et ma tähistasin seda, et nii palju inimesi on minu konto üles leidnud. See tundub minu jaoks tõesti siiamaani täiesti uskumatu ja ebareaalne. Oktoobris kutsus Deep Gala peakorraldaja mind ja 2 tantsijat veel nende uue nii-öelda riiete kollektsiooni videoshootile. Me siis panime kokku 3 väikest koreograafia juppi, mida me siis ühendasime, mida me kõik ära õppisime ja mida me shootisime. Minu meelest see video tuli väga ilus ja täiega äge, et kutsuti sinna sellist asja tegema. Siis toimus meil Dead Man Blues päris avalik esietendus Olympikus, kelle jaoks me siis selle show-programmi tegelikult algselt lõimegi, et seda siis igakuiselt seal esitada. Ja see oli nii äge, et see oli Halloweeni aeg, inimesed olid sinna päris palju nagu tulnud oma kostüümidega ja mega palju tuttavaid oli seal, kõik elasid meil täiega kaasa ja see oli nagu ühelt poolt mega stressirohkes. Me teadsime, et nagu tantsijad tulevad meid vaatama, aga teisest küljest tantsijad on kõige suuremad kaasaelajad ja kõige paremad kaasaelajad, seega see nagu tasakaalustas seda närvi ja stressi. Mind kutsuti ühele huvitavale asjale, nimelt ma käisin TikToki tantsu workshopi andmas, mis toimus siis ühel sünnipäeval Terrace Beachil ja see oli ka päris fun, et mulle pandi mingi mikker külge ja siis ma õpetasin seal mingit väikest tantsu, mida siis kõik said kaasa tantsida. Oktoobris oli mul kokku 4 esinemist, millest 3 oli siis Empire'iga ja 1 oli siis seesama workshop, mida ma andsin. Novembrikuus hakkas vaikselt see hullus pihta, kus toimus 100 miljonit asja. Alustan siis kuskilt otsast pihta. Me käisime Jazz Funky õpilastega akro workshopil, mis oli väga tore, nendele ka esmakordne kogemus. Meil oli selle hooaja esimene Winter Wonderland show
Siis ma käisin filmimas ühte tantsuvideot, mis kahjuks ei ole siiamaani veel välja tulnud, aga loodan, et see on varsti tulemas. Siis oli täiega tore siuke sauna hommik mul sõbrannadega, mida me ei olnud varasemalt teinud. Siis oli mul Chrissy G uue laulu cover photo shoot, mida me tegime siis, kus ma läksin sisse sellesse vaakum läbipaistvasse kotti ja minu meelest need pildid tulid nii mega ägedad. Siis ma käisin esimest korda elus Empire Show'ga välismaal esinemas, meid kutsuti Hamburgi. See oli nii äge ka, sest et meil siis lendasime sinna, meil oli seal aega, et Hamburgi avastada. Õhtul oli show, kus me siis esitasime mingi 3-4 tantsu, mis me läksime 5 minutiks sinna esinema, see oli minu arust nii crazy. Ja siis meil oli veel üks vaba päev, et seal nagu päriselt veel jalutada ja shoppamas käia, et väga äge, et me sükest asja teha saime. Siis oli meil üks show Äsmäel, mida korraldas Maarit oma ema kaudu. Esinesime Simonaga Bombay klubis, kuhu meid siis kutsuti ka jälle Heels show'd tegema. Siis need samad korraldajad, kes siis ükskord meid soolot tantsima kutsusid ja sellest järgmine päev me käisime Laura Pritsi muusikavideot filmimas ja seal oli mega külm, see toimus Põhjala tehases ja sealt ma jäin megalt haigeks niimoodi, et ma olin mingi nädal aega full palavikus, nohu, köha, nagu kogu komplekt niimoodi, et ma ei saanud mitte midagi teha, ma olin lihtsalt diivani peal kõrges palavikus ja see oli tõesti väga raske nädal. Novembrikuus toimus ka Deep Gala, mille ma olin siit videost täiesti ära unustanud, aga nimelt siis toimus jälle Deep Gala Heels event, kus ma osalesin taaskord oma õpilastega, kellega me esinesime siis ühe vana kavaga, millega me eelmisel hooajal olime juba võistelnud. Lisaks osalesin ma ka Neidi Heels crew'ga ja Kelly Kasjanenko crew'ga samamoodi ning lisaks osalesin ka battleites nii commercial stiilis kui ka experimental stiilis. Üli äge üritus oli, väga ootan juba, et tuleks uus üritus ja see oli ka kindlasti selle kuu highlight. Siis novembris oli veel siuke põnev asi, et ma sain manageerida Go-Go show'd. Nimelt mul kirjutas üks ürituste korraldaja, et kas minu kaudu oleks võimalik leida Go-Go tantsijaid. Ma siis panin paika, et kes oleksid tulemas, mis nende kostüümid oleksid, mis kellaaegadel nende setid on ja nii edasi, et see oli väga põnev asi ka, mida ma teha sain. Novembris oli mul siis kokku 6 esinemist, 3 Empire'iga, üks Nancy show, üks show siis Maariti kaudu ja siis Heels'i show Bombay's. Me oleme lõpuks jõudnud aasta viimase kuuni detsembri juurde, mis oli täis väga palju esinemisi. Jõulumöll hakkas pihta, inimesed hakkasid korraldama jõulupidusid, aastalõpupidusid, kus me siis käisime väga palju esinemas. Detsember tegelikult algas sellega, et ma läksin Varssavisse esinema. Mul oli seal Chrissy G show ja tegelikult see ei olnud nagu tavapärane show, vaid see oli konkurss, laulukonkurss, kuhu kohta siis valiti mingid 4-5 artisti, kellest siis valiti üks, kellel nii-öelda auhinnaks oli siis see, et saab minna suurele Poola festivalile suvel esinema. Enne seda show'd ma olin olnud mega haige, ehk siis mul ei olnud väga suurt ettevalmistust ja koha peal ma tegelikult ikka veel olin haige. Ehk siis oli väga raske, aga see oli väga lahe, et ma sain minna Varssavisse esinema selliselt. See ei olnud kindlasti minu parim esitus, aga ma ikkagi andsin sel hetkel endast parima nii palju, kui minult oli võimalik välja tulla. Ja lahe oli see ka, et me saime järgmisel päeval Varssavis lihtsalt ringi käia, avastada linna ja saime Roomaga koos olla, et see oli väga tore. Siis me käisime esimestel võistlustel Jazzfunki võistlusgrupiga Tartus. Seda päeva ei pannud me selle nädala vlogi, aga ma magasin sisse võistlustele ja see on, ma arvan, üks mu treeneri karjääri üks piinlikumaid momente üldse, et ma magasin võistluste bussile sisse ja ma pidin neile autoga järgi sõitma. Ühesõnaga, see oli üks väga piinlik ja stressirohke olukord, aga kõik lahenes, ma sain neile ilusasti järgi jõuda ja ma jõudsin samal ajal lõpuks kui nemad ise, nii et kõik lahenes. Ja ma jäin väga rahule ka nendega, et esimene kogemus sellise ühise grupiga ja väga fun oli. Siis me käisime Free Flow gruppidega jõuluturul esinemas ja sellest järgmisel päeval toimus meil spordipealinna lõpushow lauluväljakul, kus siis esinesid ka Flick Crew. Panime kokku siis ühe koreograafia, mis oli veidi sükse võrkpalli teemaga ja lisaks esinesin ma siis ka Olliga 2 lauluga. Seal oli crazy see, et mega palju büro oli seal
ja üleüldse see oli nagu suht crazy päev, sest ma sealt veel jooksin edasi järgmisele Empire Show'le ja ühesõnaga see oli hullumeelne päev. Aasta lõpus me filmisime veel ühte Heelsi videot koos Neidiga ja paari teise tantsijaga. Detsembris tegelikult ma olin lisaks ka väga palju Empire Show esinemiste jaoks repetiitor, ehk siis ma aitasin proove läbi viia, asetusi paika panna, puhastada ja nii edasi, et detsembris oli mul neid trenne ja proove nagu tõesti väga palju. Siis ma käisin veel ühel photoshootil, tegime Crazy G Instagrami jaoks ja tegelikult TikToki jaoks ka pilte ja videosid stuudios. Mul oli niisugune väga suur punane lipsukene koos minu punase paruka ja punaste ketsidega ja ma olin väga rahule tulemusega. Ja siis tegelikult detsembris mul oli veel üks GoGo manageerimise asi, kus siis üks teine ürituste korraldaja küsis samamoodi, et kas oleks pakkuda GoGo tantsijaid, aga kuna ma ise selle olin juba kinni, siis pakkusin seda 2 tantsijale, kes siis said sinna minna, et jälle niisugune et nii huvitav, et 1 kuu jooksul toimus siis 2 sellist asja, kus ma sain siis GoGo manager põhimõtteliselt olla. Ja detsembris oli mul kokku lõpuks 14 esinemist, millest üks oli Crazy G show, 3 Uwe show'd, 8 Empire show'd, 1 Nancy show ja 1 Free Flow esinemine spordipealinna show'l. Selline oli minu 2025 aasta täis väga palju reise, treeninguid, esinemisi, väga ägedaid momente ja elamusi, kontserte, mida kõike veel, et tõesti väga äge ja edukas aasta oli. Ma arvan, et võib selle aastaga väga rahule jääda. Muidugi oli seal väga palju ka siukseid madalpunkte ja raskusi ja nii edasi, aga millal ei oleks. Aga ma arvan, et kõik juhtub põhjusega ja kõik see on seda väärt, et saaks ikkagi oma unistuste poole pürgida ja teha palju asju ja kogeda ja elada nii palju kui võimalik. Nii äge oli vaadata oma aastale nagu tagasi, et mul on hea meel, et ma selle video tegin ja ma loodan, et seda oli ka põnev vaadata ja jälgida. Ja nagu ka 2024. aasta kokkuvõtte videos ma loosisin väikese kingituse välja ja ma mõtlesin seda ka sel aastal teha. Panin kokku sellise väikese kingituse. Tänutäheks siis teile kõikidele, kes te viitsite vaadata minu videosid ja kommenteerida, likeida ja nii-öelda kaasa elada minu tegemistele, et see on väga lahe, et siin te olete ja teid huvitab, mis ma teen, mis ma räägin ja mis ma näitan teile. Seega selleks, et seda kingitust võita, siis ole kindlasti minu YouTube'i kanali subscriber, pane sellele videole like ja pane siia alla kommentaaridesse üks küsimus minule, millele ma saaksin siis vastata oma järgmises Q&A videos. Seega ma loodan, et sulle meeldis see video. Aitäh teile kõikidele, kes te vaatate ja ma olen väga tänulik ja õnnelik, et te siin olete ja et ma saan sellist asja teha, et lisaks minule endale kedagi veel huvitab see, mis ma siia üles panen. Nii et aitäh teile kõikidele ja ma loodan, et kõigil tuleb edukas elamuste, kogemuste rohke aasta ja tšau!